Ja oleme tagasi Škoda Laagri Eesti meistrivõistluste maanteesõidus live pildis. Mina endiselt Kristoon Vaga ja nüüd kohe 3 minuti pärast saavad rajale meesjuuniorid. See tähendab siis poisid 17-18 aastased ja siin kohe on ka ilusti stardiprotokoll näha. Ron Kristšenko esimesena siis meesjuunioritest rajale lastakse ja peale neid tuleb kohe ka nais U23 vanuseklass ja ka naiseliit ehk siis kõige kiiremad, kõige tugevamad naised lõpetavad siis meesjuuniorite sõidu ja siin vasakul oli korra näha, ma ei tea, kas märkas, aga Eesti Jalgratturiliidu president Raivo Rand läks väiksele rattatrennile. Just andis siin autasusi üle eelnevate sõitude kiirematele ja nüüd teeb ise ka väikse tiiru siin Laagri ümbruses, et Raivo Rand on Rattaliidu president juba mitmendat aastat ja väga hästi selle tööga hakkama saanud ja väga esinduslikult Rattaliitu esindanud. Aga tõesti, meesjuuniorid siis järgmisena stardis on ja neil tuleb läbida samamoodi nagu eelneval grupil siis 21,6 kilomeetrit. Siin Laagri ümbluses Škoda Laagri esinduse eest on start ja siia see viok on püsti pandud, kus te neid rattureid näete, kus nad hakkavad vaikselt välja kihutama. Meie teeme siit live pilti, live kommentaari ja siingi ongi esimene startija juba ennast valmis seadmas. Ron Kristšenko, kelle isa on siis ka väga kõva rattur ise, teeb huvitavaid rattaretki siin lähedal ja kaugemal ja sellist ultrarattasporti harrastamas on. Noorest pojast on ka sirgumas korralik rattasportlane. Vaatame, mida suurab täna Ron Kristšenko tänasel temposõidul, 21,6 kilomeetrit ja temaga rajale on saadetud. Ehk siis esimene meesjuunior on rajale saadetud ja hakkamegi vaatama, kes viib selle kõige ilusamat kullakarva medali täna koju sellest meesjuunioride seltskonnast. 21,6 kilomeetrit nendele noortele on, ma arvan, väga jõukohane ja väga õige distants, kus on võimalus paremad üksteisest siis selgitada. Järgmisena ootab starti Henri Närap Tartu Ülikooli Akadeemilisest spordiklubist. Ja meesjuunioride ratturid vaadata, siis neid tegelikult Eesti meistrivõistlusi meesjuunioritel on see aasta juba mitmeid olnud, on nii kriteeriumis, on nii downhillis, nii XEO maastikurattakrosis kui ka tegelikult trekis Omniumis. Ja kriteeriumi sõidus Eesti meistriks tuli Andre Roos, Henri Grünbergi ja Egert Johansoni ees. Ja XEOs tuli Egert Johanson Eesti meistriks Gert Järva ja Oskar Kontuse ees. Ja treki Omniumis Eesti meistriks tuli Madis Mihkels, kes siis esimest aastat meesjuunior on. Eelmise aasta M16 vanuseklassi võitja ta samal distsipliinil oli. Täna tema kindlasti üks favoriit on, aga tema stardib seal natuke tagapool. Hetkel siis ootab enda starti ka jalgrattakooli kasvandik Mark Sazonov ja temaga vaikselt varsti rajale pääseb. Vaatame, paremal jalal väike kukkumiselg on, aga mis sportlane või mis rattur sa oled, kui sa ei oleks kukkunud ja kui sul ei oleks arme ette näidata. Näha on, et trenni on enne palju tehtud ja on ka vaikselt on saadud asfaltiga natuke tuttavamaks. Aga ilusti stardist ta on ja rajale ta juba ka pääses. Järgmisena siis pelotoni värvides Rait Vevo oma starti ootamas. Ja siin Rait ongi ilus ja ta küll kutsutakse tagasi. Rait oli natukene liiga kiirelt seal stardi
joone peal. Ennem ikkagi laseme rajale Tartu Ülikooli Akadeemia spordiklubi ratturi Lauri Berliini. Et Rait siin pelotoni poiss tahtis minutilise edusammu kohe saada, aga ei tulnud välja, et ikkagi Lauri Berliin läheb enne teda sõitma. Ja täna on juba palju Eesti meistreid välja kuulutatud, välja sõidetud, et see ongi, hakkame nii-öelda päeva teise poolega siin pihta meesjuunioritega, et peale nende starte ongi siis jäänud ainult üks grupp, kuhu kuuluvad siis kõige kiiremad poisid ja mehed, mees U23 ning mees eliit arvestuses, kus siis näeme Eesti profide heitlust natukene hiljem. Nende stardid hakkavad 5:30. Aga siin Rait Veevogas siis juba korra oli siin stardijoone peal, on uuesti. Nüüd ma arvan, keegi enam teda ei sega. Nüüd on tal kohe varsti võimalus minna 21,6 kilomeetrise rajale ja endast maksimum anda. Ja kui vaadata, kes noortest siis ka eelmisel aastal siin temposõidu võistlusel siis võidutses, oli Gleb Karpenko, Artjom Mirzojevi ja Joonas Kuritsi ees, et nii Gleb Karpenko kui Artjom Mirzojev on nüüd saanud ka aasta vanemaks ja nüüd juba sõidavad mees U23 arvestuses. Aga Joonas Kurits, eelmise aasta pronks, on täna stardis. Eelmise aastal nooremana, siis aasta nooremana tegi juba nii ja sõidu, et sai pronksmedali siit meesjunioride temposõidu sõidust. Aga see aasta on tal võimalus veel kirkam medal endale saada ning noorte arvestuses selline üks aasta mängib väga suurt rolli, ehk siis Joonas Kuritsi eelmise aasta pronks oli väga kõva sõit tema poolt ning kindlasti näitab, et Joonas Kuritsis on väga palju võidumeest sees. Aga siin pääses siis rajale Mario Liibek Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi värvides. Järgmisena Kalevi Argotukooli kasvanik Janek Robin Kukk oma starti ootamas. Aga ja eelmisel aastal veel 4. oli Henri Treimut ja 5. Anton Litvintsev. Kõik on liikunud edasi, siis U23 arvestus on siis mees juunide vanuseklassist liiga vanaks saanud, aga nende sõidud tulevad alles varsti. Ja siin Janek Robin Kukk Kalevi Argotukooli rattul siin stardi joonel on keskendunud. Ta on ilusti, kombe on seljas, vaatab selle kella pingsalt, millal saaks juba rajale 2 sekundi pärast ja ongi Janek Robin Kukkul võimalus minna rajale. Siin näeme, kus juba eelnevad nooremad poisid ja tüdrukud, treeningkaaslased elavad kohe ilusti kaasa Janek Robinile, et ikkagi Janek Robin saaks endast kõik anda ja kõige parema tulemuse ka tänase päeva lõpuks saada. Järgmisena peaks olema SPA Porter Racingu värve esindab Henri Grünberg ja siin ka Henri meil suures plaanis on. Porter Racingu siis rõivas on seljas ja ka rattaselga istub, et on valmis võidu sõitma. Ja kui vaadata Filter temposarja tulemusi, siis seal oli väga head sõitu teinud Mikk Bauer, kes peakski varsti startima peale siis Viljandi rattaklubi ratturid, kes praegu stardi joonel on Kusti Reier. Mikk Bauer
peaks kohe peale teda tulema ja siis temast ka räägime, mis sõite ja häid sõite ta temposarjas on teinud, aga siin te näete Kusti Reierit, Viljandi rattaklubi kasvanik. Viljandist on ju väga palju häid ja tublisi rattasportlasi viimastel aastatel tulnud ja Kusti Reier ka üks selline on. Kindlasti tema on valmis täna kõrgemate kohtade pärast võitlema ning annab endast kõik sellel 21,6 kilomeetrisel sõidul. Ja nüüd tal ka võimalus rajale on minna. Ja siin siis järgmisena stardib Paralepa spordiklubi eest Mikk Bauer, kes siis Filter temposarja 2020 siis arvestuses üldvõidu võttis meesjuunioride arvestuses, edestades Matvei Tarassovit ja Ron Kristšenkot. Ehk siis Mikk Bauer on juba teada tuntud sellel hooajal häid eralistardi sõite teinud. Siin ta meie ees on, aga vaatame, kas see vorm on kevade algusest tal püsinud, kas ta suudab ka täna teha nii, et sõitu nagu ta on teinud siis Filter temposarja sõitudes. Eelmisel aastal oli Mikk Bauer veel M16 sarja kuuluv rattur ja seal võitis Eesti meistrivõistlustelt 19. koha. Usume, et täna Mikul on äkki vorm veel parem ja suudab oma eelmise aasta 19. koha üle sõita. Aga nüüd Mikul see võimalus on ja rajal ta ka on. Mikk Bauer on muidugi hea nimi. Jack Bauer, üks väga kõva Uus-Meremaa rattur, pikalt profileiva teeninud ja sellise nime poolest ka endale palju tuntust kogunud, et Bauer on ju inglise keeles võim ja kindlasti Jack Baueril seda palju oli, et loodame, et ka Mikul on. Ja järgmisena peaks startima Ken Post, aga tundub, et Kenni praegu siia stardijoonele ei tule või siis jääb ta hiljaks. Aga igastahes Ken Posti tõesti mina siin stardijoonel praegu ei näe ja huvitav, mis temaga juhtunud on, et kas lihtsalt ei saanud startida või on miski muu probleem. Aga peale Kenni peaks tulema Martin Karki ja Martin Karki on küll olemas Tartu Ülikooli akadeemilisest spordiklubist ja tõesti Ken Post täna kahjuks ei startinud, vähemalt mitte praegu. Ja vaatame, kes kui nüüd siin Ken Post jaake veel mitte. Martin Karki on stardijoonel ja tema varsti ka saab endale stardilähte ja ka paari minuti pärast tema on nüüd 11. startija meesjuunioride arvestuses. Kui vaadata eelmist sõitu, kus siis oli mees seenior 1 kuni mees seenior 5 pluss mees sport vanuseklassid, siis neil oli täpselt sama pikk distants ja sinna poolele distantsile jõuti umbes 15-16 minutiga, et siis tegelikult vaikselt varsti peaksime hakkama juba ka nägema pilte siis pöördepunktist, kus esimesed meesjuuniorid sinna pöördepunkti jõuavad ja pool distants on neil selleks ajaks ka läbitud. Ja siin Mattias Joonatan Lehtsaar CFC rattaklubist on valmistumas stardijoonel ja siin on CFC rattaklubi sinises vormis Mattias Joonatan Lehtsaar. Jah, kui tõesti siis eelmise sõidu kõige kiirem aeg oli 29 minutit ja 22 sekundit, siis sama distantsi läbimiseks oli siis mees seenior 1 vanuseklassi rattur Egert Purre, kes läbis distantsi keskmise kiirusega 44,78 kilomeetrit tunnis, et kindlasti meesjuunioritele on see väga hea mõõdupuu, millest siis kiiremini sõita. Kuigi arvestades, et meesjuuniorid on samamoodi nagu oli ka noorematel MN 16 vanuseklassi kuuluvatel ratturitel ülekandepiirang
et nemad ei tohi kõige raskemat siis kõige suuremaid hammasrattaid kasutada, neil on väike piirang, et soodustada seda, et siis noored rohkem keriks, et nad rattaseljas ainult nii-öelda ei astuks selles mõttes, et hästi raske käik paned sisse ja siis ega väga palju need rattad või nii-öelda jalad ringi ei käigi, aga rattad käivad ringi, et see on tegelikult lihastele ja ka liigestele väga raske, aga siin Tauri Toom Viljandi rattaklubist saab kohe oma võimaluse minna rajale ja seal ta ka on. Ja järgmisena Rein Taaremäe rattaklubi rattur Oskar Pau on stardi joonele tulemas. Stardisse ja Rein Taaremäe rattur Oskar Pau. Ja siin Oskar Pau, Rein Taaremäe jalgrattaklubi rattur. Eelmisel aastal tema sõitis siis Oskar sõitis ka Eesti meistrivõistlused ja oli 12. M16 vanuseklassis ja nüüd ta on vanuseklass vanemaks saanud ehk siis M-junior ja samamoodi kindlasti proovib siin nii-öelda kanda kinnitada, nagu ta juba eelmisel aastal M16 vanuseklassis seda tegi. Ja järgmisena Rauno Notton CFC rattaklubi rattur on stardi joonel valmis, veel viimased siis pingutused on tehtud ja seda ta ka teeb siin joonel ja valmis ta on, veel natukene sätib kiirit, et kõik oleks nii ideaalne kui üldse saaks, sest kõige hullem on see, kui miskit hakkab häirima ja siis ega see poole sõidu peal on väga raske midagi siis seadistada või kuidagi seda, kui kiiver läheb näiteks nii-öelda balanssist ära, siis on endal väga ebamugav sõita ja mitte mingil juhul ei taha, et ju sellest aerodünaamilisest asendist välja tulla poole sõidu peal, aga tema Oskar nüüd ka rajale läks, Rauno Notton. Ja järgmisena Kalevi jalgrattaklubi rattur Egert Johanson, kes siis eelmisel aastal M16 arvestuses 6. koha sai see aasta samamoodi aasta vanemaks on saanud ja nüüd sõidab meesjuunioride vanuseklassis ja kindlasti proovib siit ka kõrget kohta püüda. Ja siin Egert Johanson on valmistumas pingsalt pilk selle stardi kella peal, ootamas oma hetke, oma sekundeid, millal saab rajale. 5, 4, 3, 2, 1 ja Egert Johanson on rajale saadetud. Järgmisena siis CFC rattaklubi rattur CFC siis tubli konkurent Kalevi jalgrattukooli tiimile siin Eesti rattamaastikul ja nende rattur Joosep Mattias Õun on peatselt Egertit jällitama minemas. Vaatame, kas on võimalus Egert kätte saada või lihtsalt natukene kiiremini sõita. Nii ja siin Joosep Mattias Õun, CFC spordiklubi rattur meil ees on. Ja siin ka temal nina peal selline norskamisvastane plaaster, mida sportlased kasutavad ja kõige kuulsamini võib-olla Eesti suusasportlane Jaak Mae kunagi kasutas, et natukene avab neid nina lõõre paremini ja saab paremini õhku peale, eriti sellist rasket pingutust tehes. Ja siin näeme siis Ron Kristšenko on pöördepunkti jõudmas esimese siis meesjuunior ratturina. See on siis, kui 21,6 kilomeetrit on distants, siis täpselt
10,8 kilomeetrit see umbes peaks olema see pöördepunkt ja nüüd jääb ainult pool distantsi lõpuni Ron Grishchenkol. Ja samal ajal siin stardijoone peal on veel meesjuurnide arvestuses palju rattureid ootamas oma võimalust minna rajale. Järgmisena siis seda hetke ootab Martin Anier, õõm ja tuju on hea Rein-Taarme rattaklubi kasvandikul ja samamoodi viimased hingetõmbed kerged sisse ja siis kohe varsti temaga rajale on saadetud. Ja siin Henri Närapt, Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi rattur siia pöördepunkti on jõudmas. Ja siin näeme väga ilusti ja filigraanselt Henri selle pöördepunkti võttis, mitte ühtegi lisaliigutust ja mitte liiga palju plokki pirutamist. Henri sealt väga ilusti läbi tuli ja Henri tuli ka 20 sekundit kiiremini, kui tuli eelnev Ron Grishchenko sealt läbi, ehk siis Henri on praegu rajal väga head sõitu tegemas. Ja siin mees Kevin Kardo Kõiv, CFC spordiklubi rattur. Temal on küll väga kindel ja siht minu arust silme ees ja on valmis endast kõik andma, valmis pingutama. Ilusti see kompuuter on sinna nii ette pandud kui võimalik, et see oleks kohe silme all olemas, näha numbrite all siis nii kiirust, nii pulssi kui ka tõenäoliselt oma võimsust. Ja nüüd on pöördepunkti jõudmas Lauri Verliin, kes on, tundub, et sõidu ajal juba ühest Kalevi jalgrattakooli ratturist Mark Sasonovist mööda jõudnud minna enne pöördepunkti ja Lauri Verliin teeb väga head sõitu. Ja Viljandi rattaklubi rattur Johannes Tiirats on siin stardis enda aega ootamas. Lippe vaadates tundub jälle, et natukene see tuul on tõusnud, kui siin vahepeal autostumise ajal ma neid lippe vaatasin, siis täiesti seisid, aga ega tuul ju loll pole, mis sa siis puhud, kui ratturid ei sõida, siis peab puhuma, kui sõidavad, siis on neil ikka raskem. Aga siin Viljandi rattaklubi kasvandik Johannes Tiirats kohe rajale saadetakse. Ja järgmisena on meil CFC rattaklubi rattur Gregor Kokk. Gregoril tundub olevat, et põlve ümber korralikult kineesioteibid, võib-olla mingi lihas annab kuskilt tunda ja siis natukene füsioterapeut asja korrigeerinud. Aga siia nüüd pöördepunkti on jõudmas pelotoni rattur Rait Veevo. Ja Rait Veevo selle pöördepunkti ilusti ära teeb ja Nokka finiši poole lükkab. Ja siin Gregor Kokk, kellest ma rääkisin, kellel tõesti tundub, et mingi reielihas vist või siis põlv annab natukene tunda ja selle tõttu on kineesioteibid peale pandud. No, loodame, et see toob talle ka edu ja Gregor Kokk on rajale saadetud. Ja siin Kalevi jalgrattakooli rattur Marek Sasonov, tavarattaga sõitev ja väga, tavarattaga, aga õnneks on ilusti ketas all ja tavarattaga seda pöördepunkti ta teeb kindlasti kiiremini kui eralistardi rattaga, ehk siis Mark on nüüd ka finiši poole teel. Aga nüüd Madis Mihkels, tõeline Eesti kindel tulevikustaar rattamaailmas, eelmise aasta M16 arvestuse temposõidu võitja, eelmisel aastal teeninud siis Euroopa noorte olümpiafestivalilt 2 kuldmedalit nii temposõidus kui grupisõidus. Madis Mihkels, see mees teab, mis ta teeb. See mees teeb rattaspordis tegusid, alles võitis Lauri Ausi memoriaali sõidu, mis siis toimus Balti keti eelvõistlusena. Edestas seal nii Oskar Nisu kui Gert Kivistiku. Madis Mihkels noore poisina on nii mitmelegi kõvale ja teinekale Eesti rattasportlasele juba kannule astunud. Aga siin pöördepunktis Madisi tiimikaaslane Mario Liibek teeb pöördepunkti, kui samas Madis alles stardis sai liikuma. Ja Janek Robin Kukka kohe pöördepunktis on väga sõitu tegev juba peaaegu oma minuti mehele, ehk siis mehele,
kes minut tema eest startis, peaaegu järgi jõudnud. Ja Pärnu Kalevi spordikooli kasvandik Mairon Millistver on meil järgmine startija. Ja Mairon Millistver on juba teist aastat mees juunior, eelmisel aastal 21. koht temposõidu arvestuses. Ja siin pilk jälle siia poolele distantsile, kus rattur Porter Racingust Henri Grünberg hakkab ka seda raja kõige tehnilisemat pöördepunkti võtma. Vaatame, kuidas ta sellega hakkama saab. No imeliselt. See oli küll õpikust praegu nii ilusti. Ja ütlesin juba, et õpikust, aga tegelikult ikkagi võttis natuke siit Eesti põllumehe põllult natukene ruumi juurde, et see pöördepunkt ilusti ära teha. Aga püstile jäi, kõik hästi läks. Aga Nõmme rattaklubi rattur Matvei Tarassov ootamas oma starti. Matvei Tarassov kohe aga selle stardi endale saab sekundi pärast. Ja kui vaadata hetke olukorda pöördepunktis, siis hetkel on kiirem pöördepunktis Berliin Lauri ajaks 16 minutit ja 15 sekundit. Teisel kohal liigub Janek Robin Kukk ja kolmandal kohal Rait Vevo. Ja siin on ka meil silme ees nüüd need samad numbrid ja nimed, mis mina just ütlesin. Berliin Lauri siis tõesti pöördepunktis praegu kiirem, Janek Robin Kukk ja Rait Vevo ees. Ja siin Gert Järva Smart Spordi rattul stardi joonel. Ja Gert Järvaga kohe oma võimaluse rajale saab minna. Smart Sport ja pöördepunktist tuleb läbi Viljandi rattaklubi rattur 245 Kusti Reier. Kohe näeme, mis ajaga Kusti Reier siit vahepunktist läbi läks. 17.01 praegu esimestele kannule veel ei astu, aga pool distantsi on ees. Võib-olla alustas vaiksemalt ja lõpetab kiiremini. Soovin Kustile palju edu. Ja stardijoonel on Andre Roos, Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi rattur. No siin on näha väikest pinget. Aga samamoodi ka ootusärevust, et saaks juba rajale, sest nendele noortele meeldib siin sporti teha. Ja see mees, kui sai selle võimaluse rajale minna, siis kohe ka paigalstardi tegi. Sellise paigalstardi, mida isegi kiiraks heaks võib-olla vana ja Daniel Novikov trekispordi ajast, et see Tartu poiss oli väga tubli startija vähemalt. Ja järgmisena uuesti Smart Spordi tiimist Oskar Kontus. Oskar Kontus oli ka eelmise aastal sõitis samat distsipliini ja oli 14. meesjuunioride arvestuses. See aasta kindlasti proovib veel paremat kohta kui eelmise aasta 14. Ega ju aastaga saa halvemaks minna ja ma usun, et Oskar teeb kõik endast oleneva, et saada see aasta juba top 10-sse. Ja Oskar on ka rajale saadetud. Järgmisena ootame stardijoonele pelotoni ratturit tartlast Arti Ilvest. Ja
Arti Ilves tundub ka, et tal on närvidega kõik väga hästi korras. Tema ei trügi veel sadulasse, tema ootab viimase hetkeni, puhkab jalga, nagu öeldakse. Ja siis, kui võimaluse saab, siis selle puhanud jalaga näitab, mida ta päriselt suudab. Aga Arti Ilves pelotoni värvides sõitmas on. Ja eelmisel aastal 13. koht temale samalt distsipliinilt tuli. No, usume, et see pelotoni selline praegu hetke vorm, mida näitasid Balti Keti velotuuril, peegeldub ka siia noorsportlaste tulemustesse ja Arti Ilves täna väga hea sõidu teeb, nagu tegi Alo Jaakin ja terve pelotoni tiim Balti Keti velotuuril eelmisel nädalal. Aga siin jälle pilk pöördepunkti, kus üks CFC rattur on meeletu kiirusega siia pöördepunkti liikumas Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi ratturist. No, väga kiirelt mööda sõitmas ta on ja tundub, et see on, kui ma ei eksi, siis see on Mattias Joonatan Lehtsaar, kohe näeme ilusti selja tagant number 27, tõesti nii oli, Mattias Joonatan Lehtsaar. Väga kiirelt ta silma järgi küll sinna liikus, kohe saame teada, aga kas see silma järgi kiire liikumine kajastub ka ajalises kiires liikumises. Kohe kui selle numbri teada saan, siis teile ma seda ütlen, aga Artur Kupp, see rattaklubi rattur nüüd ka rajale pääses ja Joonatan Mattias Lehtsaar liikus pöördepunktist läbi 6. ajaga 16 minutit ja 36 sekundit, aga endiselt Lauri Verliin, Tartu Ülikooli Akadeemilise spordikooli rattur, on pöördepunktis kõige kiirem olnud Mikk Baueri ees 4 sekundiga ja Janek Robin Kukk 12 sekundiga. 12-sekundiline kaotus hetkel pöördepunktis Lauri Verliinile. Ja siin Otepää rattaklubi rattur Gert Roose. Otepää rattaklubi peatreener Eke-Kaur Rosmaniga rääkides, Gert on kindlasti selle klubi üks kõige andekamaid poisse, kellest võib veel väga palju saada. Ja siin on näha, kus on laenatud healt tuttavalt kunagiselt ratturilt Erik Reisenbukilt temposõiduratas, sest ega ju noortel ei ole võimalusi mitmeid rattaid omada ning ega ju vanemate rahavõit ka piiritu pole ja eriti kui neid temposõidusõite liiga palju aastas ei ole, siis väga okei on ka ratast noorena laenata. Aga järgmisena siis Joonas Kurits. Joonas Kurits, eelmise aasta pronks meesjuunide arvestuses tänane kindel favoriit ta on. Joonas Kurits tõesti siis spordiperekonnast Tartust tulemas on. Ja ütleme nii, et see mees on see, kelle järgi kõik teised täna sõidavad. Joonas peab enda ära tegema ja siis tema kindlasti kõrge koht tulemas on, aga vaatame, kas mehe noor närv, noor lihas saab täna hakkama, suudab kõige kirkama medali ära tuua. No näost näha on, et minu arust tema mulle küll ütles, et suudab ära tuua, et eks vaatame, mis tee jalad ja aeg näitab, aga Joonas Kurits nüüd viimase meesjuunidega rajale on saadetud. Järgmisena ootame stardijoonele nii nais U23 rattureid kui ka naiseliitrattureid. Esmaselt peaks seal olema siis Indra Kutser nais U23, aga teda juba varsti näeme ja siis aga Joonas Kurits tõesti on kõva rallipaar koos Madis Mihkelsiga see aasta erinevatel meesjuunide võistlustel olnud ja ka vanematele poistele ja meestele on nii Joonas kui ka Madis Mihkels kandele astunud ning vaatame, kes täna neist peale jääb. Aga seis vahepunktis ehk siis täpselt poolel distantsil on selline, et Rauno Notton on kõige parema ajaga sealt läbi tulnud CFC vanuseklassi rattur, CFC rattaklubi rattur on 4 sekundiga Lauri Verliinist kiiremini tulnud. Just pildilt nähes oli, et ka Egert Johanson sealt läbi tuli. Aga siin Indra Kutser esimese nais U23 on rajale saadetud. Ja Egert Johanson, Kalevi jalgrattakooli kasvandik, Egert Johanson äsja just pöördepunktist läbi tulnud meeletult hea ajaga. Parandas Rauno Nottoni aega 22 sekundiga. Väga kiire alguse on teinud Egert Johanson. Vaatame, kas tema suudab oma
jõuvarusid planeerida õigesti ning ka teist poolt distantsilt sama kiiresti või miks mitte veel kiiremini sõita ja kõige kirkam medal täna koju tuua, sest ju poisid M16 arvestudes Kalevi Jalgrattakoolis tegid peaaegu puhta töö, võeti kaksikvõite ja võeti ka 4. koht. 3. koht läks küll Romet Pajur Seefse rattaklubile, aga Kalevi Jalgrattakool on väga head vormi täna näidanud. Ja siin meil ees endine Kalevi Jalgrattakooli rattur Liis Jääger, kes tänasel päeval sõitmas Rein Taaremaa rattaklubis ja kohe ka tema on siis rajale saadetud ja seal taga on. Tema on siis sõitmas nais U23 vanuseklassis. Nais U23 vanuseklassis on meil täna 6 startijat ja peale seda on ka siis veel naiseliitratturid. Aga Egert Johansoni aeg, mis mulle tundus, et oli väga hea, on juba üle löödud. Joosep Mattias Õun, Seefse rattaklubi rattur Joosep Mattias Õun on tõesti veel kiiremini läbi tulnud. 16 sekundit parandas Egert Johansoni aega ja liigub väga-väga kiirelt praegu distantsil. Ja varsti peaks jõudma ka järgmine üks tänaseid favorite Kevin Kardo Kõiv pöördepunkti ja peale seda juba vaikselt Madis Mihkels sinna poole liikumas. Ja siin Piret Pung, tubli ratturi Peeter Pungi õde, ta on spordiperekonnas samamoodi üles kasvanud ja täna näitamas, kuidas tema suudab eralistarti sõita. Tema vend Peeter Pung suutis väga hästi eraldi starti sõita ning ma usun, et Peeter on ka Piretile paar siis juhtnööri kaasa andnud. Ja vaikselt seal taustal stardiks valmistus Karol Kuuskmann, Seefse rattaklubi rattur. Aga siin ongi Kevin Kardo Kõiv pöördepunkti jõudmas. Väga hea positsioon tal ratta selles on ja väga ilusti oli ka pöördepunkt välja. Number 26 liikuv Seefse rattaklubi kasvandik. Ja Karol Kuuskmann samamoodi Seefse spordiklubi kasvandik. Ka tema on ja varsti on ka temal võimalus rajale pääseda ja Kevin Kardo Kõiv, keda äsja just nägime pöördepunktist läbi minemas, läks läbi 6 sekundit kiirem kui Joosep Mattias Õun. Ehk siis pöördepunktis on hetkel seis selline, et Seefse rattaklubi ratturitel on kaksikjuhtimine. Kevin Kardo Kõiv esimene, Joosep Mattias Õun 6 sekundiga teine ja Egert Johanson, Kalevi Jalgrattakooli rattur, ajaga 15 minutit ja 49 sekundit 3. kohal liikumas. Aga meesjuunioride ratturid on sinna veel palju liikumas. Vaatame, kes seal peale jääb ja ega ju kunagi medaleid ei jagata pöördepunktis, vaid medaleid jagatakse ikkagi finišis, hiljem poodiumil. See, kes poole peal ees on, see ei tähenda veel midagi. Palju on veel sõita ja palju on veel võita ning kaotada. Aga siin finiši järgel näeme, kus siis Rait Veevo pelotoni rattur on kohe oma pingutust lõpetamas. Ja siin Gregor Kokk, samamoodi Seefse spordiklubi rattur on siia pöördepunkti jõudnud. Kohe saame teada, mis ajaga ta siia jõudis ja see härra ei olnud veel meesjuunior, tema aeg varsti tuleb. Ja siin jah, pöördepunkti ajad on meil ees ja näha on, et Seefse kaksikjuhtimine jätkub Kevin Kardo Kõiv ja Joosep Mattias Õun. Ja kolmandana liikus seal praegu Johannes Tiirats, Viljandi rattaklubi rattur, aga finišis praegu sel hetkel kiirem Lauri Verliin, Tartu Ülikooli spordiklubi rattur. Ja Gregor Kukk, Seefse spordiklubi rattur, pöördepunktis võimsalt, ajaga 15 minutit ja 6 sekundit on hetkel kiirem. Lükkas tiimikaaslase Kevin Kardo Kõivi teiseks ja mitte niisama, vaid 21 sekundiga. See ikkagi nii lühikese distantsi peal juba pöördepunktis 21 sekundit eespool olla on Gregor Kokki poolt väga hea algus.
ja Madis Mihkels, millest ma rääkisin. Madis Mihkels, eelmise aasta mees M16 arvestuse kaksikvõitja olümpiafestivalil liigub samamoodi täna väga-väga kõrgete ja kaunite medalite poole. Kõige kiiremini siis pöördepunktist läbi tulnud Madis Mihkels 4 sekundiga Gregor Kokke ette. Madis Mihkels väga head algust näidanud. Aga Madis on võib-olla selline eralistart polegi tema kõige kõvem ala. Ta on teada-tuntud kindlasti Eesti mõistes ühe kõige kiirema finišeerijaga. Ta on väga-väga terav rattur ja temast võib saada kunagi tõesti profimaailma täielik tipp-sprinter, aga praegu ta näitab, et noorena kõva alla, siis sa pead igas distsipliinis kõva olema ning Madis Mihkels pöördepunktis tõesti hetkel liider on aega 15 minutit ja 2 sekundit. Aga siin finišis vahepeal on tulemas Henri Grünberg, Porter Racingu noor rattur. Aga hetkeseis finišis on selline, et juhib Lauri Verliin, Janek Robin Kukk ja Rait Veevo ees. Ja siin juba täiesti märkamatult on aeg kätte saanud naiseliidile ja Anette Sukker AT sporditiimist saab kohe võimaluse rajale minna ja enda paremust näidata. Kindlasti Anette Sukker on väga hea triatleedina ennast näidanud ja vaatame, kas täna suudab ka parimatele naiseliidi jalgratturitele kandadele astuda. Ja siin pöördepunktis on pilt selline, et Püha Looma ja Pärnakas on siit läbi tulemas. Number 183, Mairon Millistver see oli. Ja oma starti ootab Mari-Liis Juul naiseliidi vanuseklassis erasõitjana, ehk siis ta ei ole üheski tiimi hingekirjas, teab, et on üksikunt ja mis muud siis see üksikunt peaks tegema, kui kõige üksildasemat spordiala üldse sõitma, ehk siis temposõitu, kus oled sina oma mõtete ja oma rattaga kuskil metsade vahel, põldude vahel ja pead oma paremust näitama. Ja finiši sirgele on jõudnud Paralepa tiimirattur Mikk Bauer ja ka finišis ta on, tema vahe punktis liikus väga hea tempoga ja tuleb ka finišisse praeguse seisuga teisele kohale Lauri Verliini taha 6 sekundiga, ajaks siis 31 minutit ja 9 sekundit. Jah, selle ajaga veel päris meesseinur ühe arvestuses kiirem ei oleks olnud, aga vaatame siin ka veel, ootame paar kiiret poissi on rajal. Ja kohe-kohe saab võimaluse rajale minna Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi rattur Tea Lang ja seal ta ka on. Järgmisena oma starti ootamas Krista Karing, kes esindab Kalevi jalgrattakooli Värve. Ja nüüd siin on näha, et Gert Järva Smart Cycling tiimist kohe siia pöördepunkti on jõudmas ja temale peaaegu juba kandadele on astumas Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi rattur Andre Roos, kes kohe-kohe siin samamoodi seda pöördepunkti ette võtmas on, nokka täiesti reispidi pööramas on ja seda imefiligraanselt teinud. Ning siin teie ees Krista Karing, naise liidirattur, kes läheb täna naiste poodiumit püüdma. Ja rajal taga on. Järgmisena valmistumas Maelang. Starti kutsutakse Maelang Tartu
ja siin meie ees näeme nüüd pöördepunkti hetkeseisu meesjuunide arvestuses. Madis Mihkels, imehea algusega alustanud Madis Mihkels juhib Gregor Kokk ja Kevin Kardo Kõivu ees. Madis Mihkels siis 4 sekundiga Gregor Kokki ees ja siis natuke tühja maad ja siis 21 sekundi pärast tuleb Kevin Kardo Kõiv, aga sinna pöördepunkti pole veel jõudnud kindel favoriit Joonas Kurits, Rein Taaramäe rattaklubi rattur, kes siis eelmisel aastal samas meesjuunide arvestuses juba pronksi võttis aasta nooremana, ehk siis kindlasti Joonas on see mees, keda tagant tuleb veel karta. Aga siin näeme, et Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi rattur Mae Lang, tema ema Tea Lang juba on rajal, Mae läheb teda nüüd püüdma. Vaatame, kes siis perekonnas peale jääb. Ja pilk jälle tagasi pöördepunkti, kus on meil Oskar Kontus siia jõudmas, kui ma ei eksi, Smart siis Cyclingu tiimi rattur. Jah, number 157 Oskar Kontus tõesti oli. Järgmisena juba Arti Ilves kohe pelotoni värvides siia tuules on tulemas, aga stardiks valmistub mitmekordne Eesti meister Kelly Kalm. Kelly Kalm, kes on näidanud ennast nii mitmel erineval võistlusel, et tema on Eesti naiste rattaspordi, vahepeal isegi täitsa konkurentsitu valitseja. Võib-olla temposõit tema kõige lemmikum ala ei ole, aga Kelly Kalm on väga teada tuntud kõige kiirema sprindialaga naine Eesti rattaspordis ning eks ta näitab, kas suudab täna ka temposõidus kõige paremat aega näidata. Kindlasti need 2 naist, kes nüüd järgmisena tulevad, nii Mari-Liis Mõttus kui ka Egle Mätas proovivad seda nii-öelda mitte näidata, et Kelly Kalm seda võitu ei võtaks, aga siin jah, Mari-Liis Mõttus pigem teada-tuntud väga hea maastikurattasõitja ja naine, kes püüab samamoodi koos Jaanika Lõivuga saada siis Tokyo olümpiamängude naiste siis eliidi siis maastikurattasõidus olümpiakohta. Mari-Liis Mõttus on väga heas vormis, seda on näidanud nii maastikuratta maratonidel, kus sul peab ikkagi korralik selline temposõidu võimekus olema ja seal kõrgetele kohtadele koos meeste konkurentsis sõitmas ta on. Ehk siis kindlasti usun, et ka Mari-Liis Mõttus on täna väge täis ja väge täis ka selles mõttes, et kindlaks favoriidiks ta võib ennast pidada. Aga seis pöördepunktis ja nüüd näeme Joonas Kurits. Joonas Kurits on siia pöördepunkti jõudmas, ta on juba oma minuti mehe Gert Roose kätte saanud. Vot see aeg huvitab mind, see aeg huvitab kõiki rattaspordisõpru, kes hetkel selle ülekannet vaatavad, sest Joonas Kurits on see üks mees, kes veel võiks Madis Mihkelsi või Gregor Kokki peo ära nurjata ja seal ka Gert Roose Otepää rattaklubi rattur liikus Joonas Kuritsi taga. Aga kohe saame teada, mis aeg ja Joonas Kurits ajaga 14.27 pöördepunkti jõudnud, üle poole minuti kiirem kui Madis Mihkels. No ütleme nii, et Joonas Kurits liigub praegu kindlalt Eesti meistritiitli poole ja mitte niisama Eesti meistritiitli poole, vaid võimaluse poole, et kanda Eesti meistri ilusat trikoloori särki järgnevatel Euroopa meistrivõistlustel, siis kus ta Eesti koondist läheb kindlalt esindama, aga tõesti Joonas Kurits meeletult kiire alguse teinud. No vaatame, kas kui midagi hirmsat ei juhtu, kui Joonas täiesti oma jõuvarusi mööda ei pannud, siis Joonas on siin tõesti kulla poole liikumas, aga hõbeda ja pronksile tuleb veel väga karm võitlus nii nende 2 ratturi poolt, kes siin hetkel meil silmapiiril on, kui ka Madis Mihkelsi ning Gregor Kokki poolt. Aga siin hetkel näeme siis Rauno Notton ja Egert Johanson meil siin ees on. Rauno Notton on Egert Johansoni kätte saanud ja ka mööda läinud ja üle finiši on mitte Rauno Notton, vaid Joosep Mattias Õun on
ka üle finišijoone tulnud koos Egert Johansoniga. Ja tõesti, Joosep Mattias Õun on hetkel liidriks finišis läinud 29 minuti ja 51 sekundiga. Egert Johanson ja nüüd me näeme ka siin ekraanil, näete ka teie, Egert Johanson on teisele kohale pandud ja üle minutiga. Joosep Mattias Õun, Seefs rattaklubi kasvandik, on võimsa sõidu teinud. Esimene mees juunior, kes on läbinud tänase distantsi alla poole tunni. Aga tagant on veel mitmed kiired ja vihased noored poisid tulemas. Kui Joosep Mattias Õun on praegu finišis kiirem, siis pöördepunktis oli tema alles 5. Ehk siis nii Kevin Kardo Kõiv, Gregor Kokk, Madis Mihkels kui Joonas Kurits on potentsiaalselt kiiremini liikumas kui Joosep Mattias Õun. Vaatame, mis on neil 4 mehel siin lõppu kilomeetritel vastu panna, kui Joosep Mattias Õun on juba oma pingutus ära teinud. Ja siin näemegi, üks FC rattaklubi rattur on kohe-kohe finišisse jõudmas. Kevin Kardo Kõiv, kes pöördepunktis Joosep Mattiasest tiimikaaslasest natukene kiirem oli. Vaatame, mis ajaga tuleb Kevin Kardo Kõiv siit üle finišijoone. Ja üle finišijooned on aeg kohe paari sekundiga peaks mulle tulema ja ongi nii. Kevin Kardo Kõiv on poole minutiga läinud Joosep Mattias Õuna ette, on lükanud tiimikaaslase praegu liidripositsioonilt hõbedale. Kevin Kardo Kõiv on võimsa lõppu teinud ja on hetke liider. Seefs spordiklubil on üldsegi praegu korralik siis kaksikjuhtimine finišis. Ja siin näeme Seefs rattaklubi ratturit Õrnemasoo esindaja number 44 Indra Kutser siit pöördepunktist läbi tuli ja temal umbes 11 kilomeetrit veel on finišisse minna. Aga seis siis selline tõesti, et finišis Kevin Kardo Kõiv on hetkel liider Joosep Mattias Õuna ja Martin Anieri ees. Martin Anier siis ja Rein Taaremäe rattaklubi rattur on tartlane, kes praegu peab 2 tallinlase siis paremust juba tunnistama. Aga siin finišijärgel järjekordne tubli tallinlane, tubli Seefs spordiklubi rattur on finišijärgele jõudnud Gregor Kokk. Gregor Kokk, kes pöördepunktis näitas väga head aega ja kindlasti ka siit peaks lõpuaegtalt väga hea tulema. Vaatame, kas natukene lõpus vajus ära või suutis just juurde panna. Võimsa lõpu teeb küll. Näha on, et endast kõik annab ja oi, kui õnnelik oli, et üle selle finišijoone sai. Gregor Kokk üle finišijoone on. Kohe saame ka tema tulemuse teada. Ja Gregor Kokk uus liider ja ütleme nii, et Seefs spordiklubi treenerite ees müts maha. Kui te näete ühtegi Seefs spordiklubi treenerit, õnnitlege neid, sest praegu vähemalt on neil kolmikjuhtimine. Gregor Kokk läks veel võttis kiirema aja 22 sekundiga tiimikaaslas ette ja lükkas Kevin Kardo Kõivu hõbedale ja Joosep Mattias Õuna pronksil hetkel. Aga nüüd me näeme Madis Mihkels, tulevikustaar Madis Mihkels, alles äsja võitnud Lauri Ausi GP Memoriali sõidu ja pühapäeval Tallinna rahvasõidul kõvat sõitu teinud 5. kohaga finišisse tulnud Madis Mihkels. Mis on temal vastu panna Seefs spordiklubi ratturitele? Üle finišijooned on, võimsa finiši ta tegi. Kohe näeme, kuidas tema siis numbrid välja näevad ja uus liider Madis Mihkels on 28 minutit ja 56 sekundit. Läks 7 sekundiga Gregor Kokki ette ja lükkas 3 Seefse poissi natukene tahapooli ja ka 1 poisi Joosep Mattias Õuna praegu poodiumilt eemale. Aga vaatame, siin on veel tagant kiired poisid tulemas. Nüüd hetkel näeme Liis Jääger, kes siin vahepunktis või pöördepunktis on. Selle pöörde tegi ja tagasi liikumas on. Aga tõesti, Madis Mihkels hetkel liidriks läinud 28 minutit ja 56 sekundit. Ja selle ajaga see on pea pool minutit kiirem kui siis eelmise sõidu, kus siis mees seenior 1 kuni seenior 5 vanuseklassi ratturid sõitsid ja Madis Mihkels, noor mees juunior,
tegi võimsalt sõitis ja võimsalt näitas praegu, mis puust tema tehtud on ja ütleme nii, et tema on ikkagi korralikust Eesti tammepuust tehtud, tema alla ei anna ja tema mitte mingil juhul kellegile siis allahindlust ei tee, aga tõesti Madis Michels hetkel liider Gregor Koki ja Kevin Kardo Kõivu ees, aga siin on veel paar kiiret poissi tulemas. Ja nüüd näeme ka naise siis eliidi rattur, nais U23 rattur veel Karol Kuuskmann on pöördepunkti jõudmas ja vaatamegi naiste siis olukorra üle hetkel pöördepunktis on liider Indra Kutser 17 minuti 11 sekundiga ja Karol Kuuskmann siit praegu läbi tuli number 43. Kohe varsti saame ka tema aja teada, kas on juba pöördepunktis suutnud edestada Indra Kutserit või peab viimases distantsi osas veel käiku juurde leidma. Ja Karol Kuuskmann hetkel tuli ajaga 17.57, mis on hetkel teine aeg pöördepunktis ja siit Piret Punge Voorema Centrumi rattur on pöördepunkti jõudmas, aga teda juba kiirelt kätte saamas Matilde Manuela Nigul Seefse spordiklubi rattur, kes on väga kiiret tempot tänasel sõilu näitab, aga siin Piret Punge selle pöördepunkti on tegemas. Ja Matilda Manuela Nigul, tema on heas vormis, tema näitab hästi. Ja Kristel Sandra Soorik, ka Viljandi rattaklubi kasvandik, siin head sõitu tegemas. Ja kohe võime ka öelda, kes siin naistest sellest kolmikust, kolm naist praegu just pöördepunktist läbi tuli, et kes nõist kõige kiirem on. Matilde Manuela Nigul ajaga 16.44 hetkel liider väga tugeva 26 sekundiga, siis Indra Kutser ees väga hea algust teinud Matilda Manuela Nigul. Ja siin finišisirgel veel meesjuunioride arvestuses on Mairon Milistver, siis pärnakas, Pärnu Kalevi spordikooli kasvandik, kohe üle finišijoone. Ja siin näeme hetkeseisu siis finišis endiselt juhib Madis Michels, Gregor Kokk ja siis ja Kevin Kardo Kõivu ees. Äsja üle finišijoone tulnud Pärnu Kalevi spordikooli rattur Mairon Milistver läks 14. ajaga 31 minutit ja 42 sekundit. Aga veel mitu meesjuuniorit on rajal, samamoodi on rajal tublid naiseliidi ja nais U23 ratturid, nagu hetkel on tulemas siin Anette Sukker, kes liikumas väga hea tempoga siin rajal. Taustal on ka kohe siis taustajõud autos ergutamas ja Anette Sukker seda pöördepunkti on tegemas. Näost on näha, et ega esimene pool kerge ei ole olnud, aga ilusti saab selle pöördega hakkama ja on liikumas finiši poole. Ja finišisirgel on nii Matvei Tarassov kui Andrei Roos. Ja üle finiši nad on, saavad natukene nüüd vaikselt hinge tõmmata, aga ega nende Eesti meistrivõistlused läbi ei ole. Neil tuleb ka veel ühistart ning selle jaoks tuleb ka enda vormi ja kõike ajastada. Nende ühistart on siis, toimub neljapäeval, Eesti taasiseseisvumispäeval, siis meesjuunioridel algusega 5:30 siin Keilas lähedal laagrile ja nende võistlusmaa pikkuseks on 95
2,4 kilomeetrit. Ja endiselt finišis esikolmik pole veel muutunud. Madis Mihkels juhib Gregor Koki ja Kevin Kardo Kõivu ees. Ja Andre Roos, kes äsja üle finišijoone tuli, läks 6. ajaga 30 minutit ja 23 sekundit. Kaotust võitele juba, või vabandust, mitte võitele, natuke ennatlikult kaotus hetke liidrile üle 1,5 minutis Andre Roosul. Madis Mihkels on tõesti teinud võimast sõitu. Ainuke noormees, kes siin alla 29 minuti on tulnud. Aga rajal on veel mitu tubli ratturit. On Oskar Kontus, Arti Ilves, Artur Kupp, Gert Roose ja Joonas Kurits. Joonas Kurits eelmise aasta pronks meesjuunioride arvestuses. See aasta tahab kindlasti natukene säravamat medalit. Vaatame, kas suudab Madis Mihkelsi aja üle sõita Joonas Kurits, kes sealt tagant juba tulemas. Enne Arti Ilves pelotonist üle finišijoone tulemas. Ja ka üks Smart Cyclingu rattur siin vahepeal on, aga kõige rohkem huvitab meid Joonas Kuritsi liikumine ja Joonas Kurits liigub võimsalt sinna finiši poole. Tagant poolt Rein Taaremäe rattaklubi värvides ta on ja kohe tal viimased 50 meetrit on ja Joonas Kurits üle finišijoone on. Kohe saame teada, kas ta suutis Madis Mihkelsi aja üle sõita või mitte. Madis Mihkels tuli siis ajaga 28.56 ja Joonas Kurits minut 20 kiirem kui Madis Mihkels. Võit pikalt, siin ei ole küsimuski. Joonas Kurits, Rein Taaremäe rattaklubi rattur, on selle aasta meesjuunioride arvestuse Eesti meister temposõidus. No võimas, midagi ei ole öelda. 18-aastasena sõita 48 kilomeetrit tunnis keskmist kiirust. Joonas Kurits on ikkagi näitas, et temal on üks käik varuks. Kui Madisel oli 6 käiku, siis Joonasel oli täna ka see 7. rallikäik varuks ja sellega ta täna ära tegi. Minut 20 kiirem kui tõesti Madis Mihkels. No, ja Joonas Kurits lükkas sellega Kevin Kardo Kõivu poodiumilt eemale ja hetkel 3. koht Gregor Kokk. Ja veel viimasena meesjuunioride arvestuse rajal on siis Otepää rattaklubi rattur Gert Roose, kellel kohe see päästev finišijoon on käes ja nüüd aga siit üle on, kohe saame ka tema tulemuse teada ja siis saamegi vaadata, mis on lõplik esi-10 meesjuunioride arvestuses ning saame rohkem panna rõhku siis rajal liikuvatele naiseliidile ja naisU23-le. Naiseliidis siin sama see 231 numbri all liikuv Mae Lang on üks favoriit naisliidi Eesti meistritiitlile, tema kindlasti on. Aga jah, Gert Roose tuli siis 6. ajaga üle finiši, väga hea sõidu teinud Gert Roose, aga Joonas Kurits klass omaette, midagi pole öelda. Eesti meister meesjuunioride arvestuses, hõbe Madis Mihkels ja pronks Gregor Kokk. 4. Kevin Kardo Kõiv CFC rattaklubist, 5. samamoodi CFC rattaklubi rattur Joosep Mattias Õun. Gert Roose Otepää poiss 6. Arti Ilves pelotonist 7. CFC rattaklubi rattur Artur Kupp 8. Johannes Tiirats 9. ja Andre Roos Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi rattur siis 10. Aga siin nägime just, kus Kelly Kalm pöördepunkti tegi ära ja kohe tema taustal liikumas Mari-Liis Mõttus kohe siia pöördepunkti jõudmas. Vaatame, mis ajaga tuli Kelly Kalm siit läbi. Kelly Kalm tuli 17 minutit täpselt, ehk siis hetkeliider Matilda Manuela Nigul naiseliidi arvestuses, aga Mari-Liis Mõttuse aeg pole veel tulnud, kes äsja siit selle pöördepunkti ära tegi. Kohe saame teada, mis on hetke seis naiseliidi arvestuses rajal. Ja Mari-Liis Mõttus hetke liider rajal pöördepunktis, pool minutit kiirem kui Kelly Kalm ning 15 sekundit kiirem kui Matilda Manuela Nigul, ehk siis poolel
Poolel sõidul Mari-Liis Mõttus naiseliidis hetkeliider, kindel liider, 16 minutit ja 30 sekundit pöördepunkti. Ja nais U23 arvestuses, vabandust, sellist. Ja nüüd näemegi siin juba Mari-Liis Mõttuse eelnevale leheküljele, aga Matilda Manuela Nigul liigub hetkel hõbeda siis kursil ning Kelly Kalm, tiimikaaslane CFC rattaklubi kasvandik pronksi kursil. Aga jah, siin on veel pöördepunkti jõudmas Ekle Mätas, Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi rattur. Näha on, et tema on ka väga kiirelt liikumas ja väga keskendunult seda sõitu teeb. Kohe saame ka tema aja teada, kas ta liigub isegi kiiremini kui Mari-Liis Mõttus tänasel võistlusel või tema ikkagi kullaheitlusesse hetkel ei sekku. Ja siin näeme, et jah, et kohtunikud koristavad selle torbiku siit asukohast ära, sest järgmine võistlus distants on juba natukene pikem, 33,4 kilomeetrit. See jääb siis sõita mees U23 ja mees eliidi ratturitele. Ehk siis nad peavad selle torbiku tükk maad kaugemale viima. Aga Egle Mätas täpselt sama ajaga kui Kelly Kalm on pöördepunktist läbi tulnud. Ehk siis täpselt 17 minutit naiste arvestuses hetkel kulla kursil liikumas Mari-Liis Mõttus ajaga 16 minutit ja 30 sekundit pöördepunktis. 14 sekundit hiljem Matilda Manuela Nigul ja pronksi üle käib praegu korralik võitlus. Kelly Kalm ja Egle Mätas täpselt sama ajaga pöördepunktis, aga siin täpselt neil Egle Mätasel on veel pool distantsi ees, veel väga palju võib juhtuda. Ja siin jah, teie ees on ka meesjuunioride arvestuse finiši protokoll. Kõik meesjuuniorid on finišisse jõudnud ja nagu näha, siis Joonas Kuris täna kõige ilusama medali endale koju viib. Madis Michels hõbe, Gregor Kokk pronks. Kui vahepeal oli juba tunne, et CFC spordiklubi osanikud võtavad kolmikvõidu ja jätavad kõik medalid siia Tallinnasse, siis Tartu poisid Joonas Kurits, Rein Taaramäe rattaklubi rattur ja Madis Michels, Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi rattur ikkagi rikkusid natukene selle tallinlaste peo ära ja näitasid, mis mehed need tartlased on, et ega nad mingid aeglased mehed ei ole. Aga siin Indra Kutser üle finišijoone on väga head sõitu tegev Indra Kutser, kohe saame ka tema lõppaja teada. Pöördepunktis ta liikus 5. kohal, 17 minuti ja 11 sekundiga. Ja selle ajaga oleks juba ka meesjuunioride arvestuses 29 olnud, et täitsa mitmele meesjuuniorile pähe teinud. Indra Kutser väga hea sõidu teinud. Ja siin, kui just Indra Kutser üle finišijoone tuli, hetkel on väike selline finiši kaare all paus. Oodatakse rattureid, küll nad kohe tulevad. Tundub, et saadeti küll minutiliste vahedega rajale, aga vahepeal on tekkinud väike paus ja küll järgmised siia varsti jõuavad. Aga oleme siin Tallinna külje all laagris, Škoda laagri esinduse ees, kus toimuvad Eesti meistrivõistlused maanteesõidus 2020. aastal ja juba mitu siis medalikomplekti on välja antud. Praegu tänasel päeval on veel välja selgitamata, kes on Maarjamaa kõige kiirem naine. Need naised on praegu veel rajal ja samamoodi peab välja
välja selgitama, kes on kõige kiiremad meesiliidiratturid kui ka mees U23 ratturid sellel aastal. See aasta on olnud spordile ja üldse maailmas väga selline keeruline aeg ning üldse peame tänama, et üldse mingid võistlused saavad siin toimuda, aga mina olen väga õnnelik, et need võistlused siin toimuvad ja noored poisid, tüdrukud ning ka vanemad härrad ja prouad saavad üksteisest mõõtu võtta. Siin nägime, et finišikaare alt sõitis just Raivo Rand läbi, Eesti Jalgratturite Liidu president. Näitab eeskuju nii noorematele kui vanematele, et rattaspordist tuleb mõnu tunda. Tema täna stardijoonel ei olnud, aga rattaseljas siiski on ning väga tähtis teada on see, et homme toimub esinduslik kohviraid siin samas siis Škoda esinduse eest algusega kell 4:30 ühistreeninguna, kus osaleb ka Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid ja Gustav Käfferaid siin tõesti toimub, kuhu kõik on oodatud, kus üheskoos saadakse sõita paar tunnikest, vaadata ühistardi rada, tuttuda sellega ja kindlasti, nagu ka Raivo Rand praegu siin tunneb, siis rattaspordist rõõmu tunda. Aga nüüd finišisirgele on jõudmas Rein-Taaramäe rattaklubi rattur Liis Jääger. Võib-olla tema sellest rattaspordist nii väga mõnu praegu ei tunne, kuna praegu tundub, et tal on üsna raske, aga sellegi poolest küll varsti see päästev finišijoon tuleb ning saab natuke peale nii rasket pingutust ka puhata. Hetkel siis naise eliidi arvestuses on ainult üks naine finišisse jõudnud, on Indra Kutser, praegu aja ette teinud 33 minutit ja 2 sekundit. Kohe Liis Jääger ka üle finišijoone tulemas. Vaatame, mis ajaga ta seda ka teeb. Ja taga juba näha on, et Matilda Manuela Nigul sealt, see on Karol Kuuskmann on kohe samamoodi üle finišijoone tulemas ja tema aega samamoodi. Vaatame, kas suutis Indra Kutserist kiiremini tulla või mitte. Ja Liis Jääger Indra Kutseri ajale praegu vastu ei saanud. Hetkel siis teine aeg. Ja ka Piret Pung on finišis, tema ei kuidagi märkamatuks praegu Liis Jäägeri ette. Ja Karol Kuuskmann finišis ajaga 17 minutit ja 57 sekundit. Selle ajaga siis hetkel naiste arvestuses hõbedale positsioonile läheb. Indra Kutseri aeg endiselt püsib liidrina 33 minutit ja 2 sekundit, aga finišisirgele on jõudnud Viljandi rattaklubi kasvandik Kristel Sandra Soonik. Vaatame, mis finiši kiirendus on tema suutnud teha, kas ta on suutnud teise poole võistlusest kiiremini sõita ning tuleb Indra Kutser ette või peab vanduma Indra Kutseri paremust täna. Nii ole finišijooned on. Ja Kristel Sandra Soonik pöördepunktis oli 17.48 tema aeg, ehk siis natukene aeglas mu Indra Kutseri, aga finišis ei ole suutnud teiste poolt distantsist kiiremini sõita kui Indra Kutser ning hetkeseis finišis naiste arvestus on selline, et Indra Kutseri aeg endiselt parim, Kristel Sandra Soonik teine ja Karol Kuuskmann kolmas. Aga finišisirgele on jõudmas Anette Sukker ja vaatame, kas tema suudab juba natukene veel kiirema ajaga siia finiši alla jõuda. Kohe varsti saame teada, viimased paarsada meetrit tal on, finiši kiirendust taga teeb, natukene jäi võib-olla veel sisse ja üle finišijoone ta juba on. Väga võimas sõit Anette Sukkeri poolt.
kohe saame ka tema aja teada, kas läheb Indra Kutsari ette ja äkki tal on ka võimalus täna poodiumi peale tõusta selle ajaga. Ja tõesti, Anette Sukker praegu kõige kiirem ajaga finišis on 32 minutit ja 47 sekundit. See on siis 15 sekundit kiirem kui Indra Kutsar ning Anette Sukker liigub praegu kindla poodiumi koha siis kursil ja ka Piret Pung üle finišijoone. Ja siin hetke siis naiseliidi arvestuses juhtimas Anette Sukker finišis, teine Indra Kutsar, kolmas Kristel-Sandra Soonik, neljas Karol Kuuskmann, viies Piret Pung ja kuues Liis Jääger. Aga rajal on veel mitu tubli naisterahvast, Mari-Liis Juul, Tia Lang, Krista Karing, Mae Lang, Kelly Kalm, Mari-Liis Mõttus ning Egle Mätas. Kõik nad kindlasti soovivad neid pildil olevaid aegu üle sõita. Vaatame, kuidas ja kas neil see õnnestub. Ja siin nüüd üle finišijoone on tulnud pildi väliselt Matilda Manuela Nigul, aega 32 minutit ja 33 sekundit on läinud liidriks. Anette Sukkari ette 14 sekundiga väga head sõitu teinud Seefse spordiklubi kasvandik ja Seefse spordiklubil on praegu poodiumil kaks tublit neiut, Matilda Manuela Nigul esimesel ja Indra Kutsar kolmandal kohal ja nende vahel hõbedal positsioonil praegu Anette Sukker, aga palju tublisi naisi on veel rajal. Ja järgmisena peaksime ootama finišisse Kate McLeod. Ja siin näeme ühte ratturit, ei ole kindel, kas tema hetkel võidu sõidab või teeb veel sooja. Kohe saame teada. Positsiooni tunduks küll selline, et praegu tema võidu sõidaks. Ja tundub küll, et tema on pigem teeb sooja hilisemaks. Tundub, et see oli praegu meesterahvas nimega Erki Laanemäe, kes siit üle finišijoone tuli, aga mitte päriselt üle finišijoone tuli. Tema veel tegi sooja, tema start on 17.31, stardib teisena siis MU23 ja M-eliidi grupis peale siis Rait Ärmi. Ja kindlasti see sama pelotoni mees Erki Laanemäe on üks medali pretendent MU23 arvestuse poodiumile. Ja finišisirgele on jõudnud Tia Lang, Tartu Ülikooli akadeemilise spordiklubi rattur, kes on kasvatanud väga tubli tütre üles, kes sealt samalt taustalt juba on liikumas ema kannule ja Tia Lang on üle finišijoone, aga tütrel Mael on veel natukene tulla. Viimased 200 meetrit ja Tia pane nüüd kõik mängu, enam ei ole midagi tagasi hoida. Eks pärast mõtled, kas pingutasid üle või mitte, aga praegu tuleb lihtsalt pingutada ja seal taustal ka Kalevi Jalgrattakooli Krista Karing on liikumas. Ja Mae Lang finišis neljanda ajaga 33 minutit ja 15 sekundit ei suutnud ei Matilda Manuela Nigulit, Anette Sukkerit ega Indra Kutsarit praegu poodiumilt ära tõugata, aga veel on mitu ratturit tulemas. Krista Karing tuli ka finišisse, tema aega veel ei näe, kohe peaks tulema ja Mari-Liis Mõttus üle finišijoone on tulemas ja üle on Hawaii Expressi tubli rattur, tema aega kindlalt väga ootame, tema
võib Matilda Manuela Niguli sealt poodiumi liidri kohalt ära tõugata. Kohe saame teada, mis ajaga ta üle finišijoone tuli. Pinge on minul küll kõrge, ma usun, et ka teil, kes te seda praegu ülekannet jälgite, et kui see Mari-Liis Mõttuse aeg nüüd tuleks, kohe saame teada. Veel ei ole Mari-Liis Mõttuse aeg siia tulnud, aga nüüd Mari-Liis Mõttuse aeg tuli ja Mari-Liis Mõttuse aeg tuli meeletult kiire. 31 minutit ja 45 sekundit. Mari-Liis Mõttus on võimsa lõpu teinud ja Matilda Manuela Niguli ette läinud. No tundub küll, et sellise ajaga ei ole ei Kelly Kalmul kui ka Egle Mätasel võimalik konkureerida, kuigi nad veel rajal on. Aga jah, Mari-Liis Mõttus tõukas Matilda Manuela Niguli hõbedale, Anette Sukkari praegu pronksile ja Indra Kutsari üldse poodiumilt välja. Mari-Liis Mõttus Võrust, ongi siis Haanja rattaklubi rattur kasvandik oma isa käe all treenimas. Väga head, väga hästi isa teda treenib, kui sellise kõva ajaga siit üle finišijoone tulemas ja potentsiaalse Eesti meistritiitli endale tasku panemas Mari-Liis Mõttus, aga vaatame veel. Rajal on Egle Mätas, kes nüüd finišisirgele on jõudmas. Kas temal on midagi vastu panna Mari-Liis Mõttuse ajale või Mari-Liis Mõttus võtab siit Eesti meistritiitli? Kohe saame teada. Ja Kelly Kalm ka vahepeal finišisse jõudnud 4. kohaga ja napilt Anette Sukkari taha 10 sekundiga. Ja Egle Mätas, viimane naine finišis ja siis saame teile edastada, kes oli tänase naiste eliidi Eesti meistrivõistluste temposõidu siis poodium. Kas Mari-Liis Mõttusele suutis Egle Mätas vastu panna? Ja vastus on selline, et ei suutnud. Eesti meister 2020 aastal Eesti meistrivõistlustel temposõidus on naiseliidis Mari-Liis Mõttus, hõbe Matilda Manuela Nigul, CFC spordiklubi kasvandik ja 3. Tartu Ülikooli akadeemilise spordiklubi rattur Egle Mätas. Anette Sukker napilt poodiumilt väljas, 5. Kelly Kalm, 6. Indra Kutser, 7. Maelang, 8. Krista Karing, 9. Kristel Sandra Soonik ja 10. Karol Kuuskmann. Ja sellega on naiseliidil ka joon all. 11. koht Mari-Liis Juul, 12. Liis Jääger ja Piret Pung, aga tõesti naiste liidi sõit on sellega lõppenud. Nüüd jääb meile väike 11 minutit paus ja siis me ootame juba starti kõige kiiremaid mehi, mees U23 arvestus ja meeseliit. 17.30 stardib Rait Ärm, siis Tartu Cycling Academy rattur ja läheb püüdma kõige kõrgemat kohta sealt, aga vahepeal väike reklaamipaus ja 17.30 ootan teid kõiki siia tagasi.